Tervist, head Fookuses saate vaatajad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! Täna räägime teemal, nimelt ELK, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, on algatanud soolisuse ja seksuaalsuse arutelu. See on nüüd paratamatult teema, kus mina olen seda diskuteerimas pigem kõrvaltvaataja, kõrvaltjälgija positsioonis, sest ma ei ole Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liige, vaid olen katoliku kiriku liige. Aga sina seevastu oled mitte ainult ELK liige, vaid ELK vaimulik ja seda juba viimased pea 35 aastat. Sestap see teema puudutab sind, aga tegelikult kaudselt loomulikult ka Eesti ühiskonda tervikuna vägagi, sellepärast et oleme nüüd ausad, ELK on ikkagi ju rahvakirik, ELK on see kirik, mis siin viimased 500 aastat Eesti kultuuriruumi on kujundanud ja sestap näiteks õpetuslikud muudatused ELK enda positsioonis, mis puudutavad, ütleme niimoodi, sellist ühiskonna revolutsioonilist fokaalpunkti ehk soolisust ja seksuaalsust oleksid katastroofilise tagajärjega Eesti ühiskonnale tervikuna. Jah, paraku küll. Ma olen mõelnud selle peale viimastel aegadel, et luterlik kirik, mitte küll ELK nime all tingimata, aga luterlik kirik Eesti territooriumil viimase 500 aasta jooksul on õpetanud Eesti rahva lugema ja kirjutama läbi katekismusõppe, läbi kirikukoolide. Selleks nähti päris mitu sajandit vaeva. Vennaste kogudustest on tulnud paljud meie rahvusliku ärkamise tegelased ja üleüldse on raske ette kujutada Eesti kultuuri ilma Luteri kiriku taustata. Ja nüüd tegeleb see kirik siis millega? Tegeleb soolisuse ja seksuaalsuse teema üle arutelu korraldamisega. Ma pean muidugi täpsustama, et me ei aruta ainult ju selle ühe teema üle, aga selle kohta saab öelda, et see on see üks teema. Arutelu iseendast on laiem protsess, see hõlmab 5 aastat, 2025 kuni 2030, igal aastal on 2 teemat, need on kõik väga erinevad teemad. Eelmisel aastal ehk siis esimesel aastal oli päevakorras luterlik identiteet ühe arutelu teemana ja teisena siis piibli autoriteet, piibli tähendus. Ja nüüd tänavu siis on ka 2 teemat välja pakutud aruteluks, elu algus ja pühadus, mis on tegelikult ka väga oluline teema. Ja siis see, mille juurde tegelikult kogu see ettevalmistus näib viivat, millele on siis antud selline nimetus, et soolisus ja seksuaalsus. Ja ma üritasin oma mälu värskendada enne saatesse tulekut, et natukene seda ajalugu enda jaoks uuesti läbi vaadata, et kuidas me jõudsime teoloogiliste arutelude protsessini. Nimelt aastal 2017, ehk siis peaaegu 10 aastat tagasi või 9 aastat tagasi pöördus ELK peapiiskopi ja konsistooriumi poole geikristlaste kogu, kes tegi ettepaneku arutada siis seksuaalvähemuste koha üle kirikus ja samuti seonduvate teoloogiliste teemade üle. Ja seal taustal, nagu mäletame, oli siis Annika Laatsi esinemised ja kirjutused ja võib-olla ka mõnede teiste vaimulike väljaütlemised, kes siis soovisid võtta selle teema päevakorda. Ja kõlakad, mis võib-olla ei ole tingimata kirjalikult kajastunud erinevates väljaannetes, aga mis kirikus olles ikka sa kuuled, et need kõlakad siis rääkisid sellest, et tahetakse need laua taha tuua ja siis vähemasti teoloogiliselt arutada nendel teemadel. Ja siis tuli peale koroonaaeg. Lihtsalt kirikul olid muud tegemised ja ei olnud ka võimalik nagu füüsiliselt kokku tulla ja mingeid väga suuri arutelusid pidama hakata. Aga 22. aastal lükati siis teoloogiliste arutelude ettevalmistamise protsess käima
ja loomulikult seda siis juba laiemas võtmes, et see oleks ainult keskendunud sellele ühele teemale, mida geikristlaste kogu soovis. Aga me teame, et tegelikult kõige revolutsioonilisem, kõige olulisem, kõige pöördelisem on just nimelt see üks teema. Ühiskonna jaoks vähemalt ja sellise liberaalse tiiva jaoks meie kirikus. Ja 24. aastal, ehk siis natuke üle 2 aasta tagasi märtsikuus, ilmus välja piiskopliku nõukogu ette teoloogilise arutelu strateegiadokument või raamdokument, mis siis pani paika need teemad ja ka selle, kuidas arutelu tuleks pidada. Täiesti modernistlikus võtmes kirjutatud paber, selline moodne teoloogia, kus enam sellist kindlat tõde nagu ei ole või sa ei tohi seda nii-öelda välistavalt esitada, ei tohi kedagi heretikuks kuulutada ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis hakkasin mina reageerima sellele protsessile. Ja minu absoluutselt kõik parandusettepanekud on lükatud tagasi. Me räägime praegu teoloogilisest arutelust, protsessist, mis peaks kaasama inimesi, mis peaks kaasama erinevaid isikuid ELK-s ja mina olen algusest peale teinud ettepanekuid seal, juhtinud tähelepanu teoloogilistele vigadele. Neid ei ole soovitud parandada. Täiesti tuimalt on mindud selle protsessiga edasi. Ma olen kirjutanud piiskoppidele, eraviisiliselt juhtinud tähelepanu. Ma olen kirjutanud kiriku ajalehes artikleid sel teemal, juhtinud tähelepanu, milles on need probleemid ja mitte ainult mina, on siin tulnud ka kolleege appi täpselt samadele asjadele tähelepanu juhtima. Olen pöördunud piiskopliku nõukogu poole koos terve rea kolleegidega, vähemasti üks piiskop oli meil seal ka hulgas, emeriitpiiskop ja mitmed praostid ja ei mitte midagi, arvesse ei võeta. Mulle tehti ettepanek tulla ka sellesse teoloogia ja hariduskomisjoni, mis siis on nii-öelda see järelevaatav komisjon selle protsessi osas, tehti ettepanek, et tule liitu. Ma ütlesin, aga kuidas minu ettepanekutega jääb, et ma ju tegin konkreetset ettepanekud, et seda dokumenti parandada. Ei, neid me ei vaata. Neid me ei arvesta. No selge, ei arvesta, siis mida ma istun seal laua taga. Ma saan aru, et siis ei olegi inimesed oodatud sinna, kellel on teistsugune arvamus, teistsugune lähenemine. Ja minu arvamus ei ole ju mingisugune laest võetud asi, vaid ma põhjendasin oma seisukohti meie usutunnistuskirjadega, mille peale iga ELK vaimulik on andnud ametivande, piiskopid kaasa arvatud. Nii, ja kui nad neid ei taha järgida, siis tekib küsimus, et millest üldse mille üle meil üldse võimalik arutada. Ja kui me nüüd jõuamegi käesolevasse aastasse, käesoleva aasta kevadesse, et siis kiriku kodulehele või konsistooriumi kodulehele on ilmunud siis selline sissejuhatav tekst konkreetselt soolisuse ja seksuaalsuse teema juurde ja selle teksti teisest lõigust me võime siis lugeda teine lause. Soolisus puudutab inimese enesemõistmist naisena ja mehena. Inimese enesemõistmist naisena ja mehena. Me näeme, et siis see teoloogilist arutelu sissejuhatav tekst ise ei lähtu mitte dogmaatikast või konkreetselt piibli tekstist Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, vaid tänapäevasest sellisest tunnetusest, et või isegi võiks öelda uusmarksistlikust ideoloogiast, et soolisus ei ole midagi muud kui enesemõistmise või enesemääratlemise küsimus. Me lihtsalt määratleme ennast, kas me oleme mehed, kas me oleme meessoost või naissoost. See ei ole bioloogiline või ideoloogiline antus, vaid tuleb välja, et see on enesemõistmise küsimus. Ja kogu see dokument või tekst, ta ei ole nagu eraldi kuskil mujal välja antud, ta on selle kodulehe peal üleval, nagu ta meie ees praegult on. See on läbi imbunud uusmarksistlikust terminoloogiast. Kõik see võrdõiguslikkuse jutt, sugude võrdsus ja rõhumine ja kõik need klassikalised marksistlikud või uusmarksistlikud terminid on siia sisse kirjutatud. Ja nüüd ma küsin, et kui meid tahetakse kirikus panna arutlema selle üle marksistlikest või siis igal juhul mitte kristlikest printsiipidest lähtuvalt, et millist tulemust me siis võime oodata selle diskussiooni puhul?
Peapiiskop Urmas Viilma on öelnud kiriku kogule oma aruandes, et kui kirik ei võta neid teemasid arutusele, ma vaatan, kuidas see täpselt on. Jah, ta ütleb niimoodi, et kui kirik vaikib ja ei räägi keerulistest küsimustest, räägitakse neist ikkagi väljaspool kiriku vaimulikku ja õpetuslikku osadust. Kui kirik ise ei õpeta, õpetab keegi teine. Kui kirik ise ei kuula, kuulatakse kusagil mujal. Kui kirik ise oma õpetust ei sõnasta, teeb seda keegi teine. Nii. Aga kirik on ju kõik need sajandid rääkinud sellel teemal. Kirik on oma õpetuse ammu ära sõnastanud. Kuidas siis on nüüd juhtunud, et äkki see, mida me oleme kogu aeg teadnud, õpetanud, kateheesis edasi andnud, kõik Luteri kiriku loendamatud katekismuse väljaanded, rohkem kui 50 trükis läbi sajandite ju õpetavad täiesti selgelt soolisuse küsimust, seksuaalsuse küsimust, see on kiriku õpetuse elementaarne osa, mida antakse edasi kiriku liikmetele. Ja nüüd öeldakse, et kui me vaikime ja kui meie ei aruta, et siis keegi teine arutab justkui meie eest. Me ju toome tegelikult selle arutelu ühiskonna poolt sõnastatud tingimustel keset kirikut. Ja me ei hakka arutama mitte seda, mida pühakiri meile ütleb, vaid mida ühiskond, tänapäevane ühiskond ütleb. Just selles võtmes tuuakse need aruteluteemad praegu meie ette ja mis otsast on see nüüd teoloogiline arutelu? See on nüüd omaette küsimus, et see ei ole ju enam teoloogiline arutelu. Ka see sama dokument, mis oli enne ekraanil, siis vastava töörühma poolt koostatud soolisus ja seksuaalsus, selles tekstis ei ole kordagi sõna patt. Selles tekstis puudub patu mõiste. Küll aga on see läbi pikitud uusmarksistliku terminoloogiaga. Nii et meie ette kirikus tuuakse ja pannakse laua peale selline uusmarksistliku mõtet kajastav arutelutekst ja öeldakse, et te peate nüüd hakkama arutelu pidama nendel tingimustel või muidu, kui te seda ei tee, siis teeb keegi teine teie eest selle töö ära. Siin ausalt öelda minu juhe jookseb kokku. No sa kirjeldad tegelikult praegu ühte revolutsiooni tööriista, mis on olnud arutelu maski all põhimõtteliselt revolutsioonilise protsessi läbiviimine. Seda on toimunud erinevates kohtades ühiskonnas laiemalt loomulikult. Kogu seksuaalrevolutsioon on tegelikult läbi viidud just nimelt sellise arutelu egiidi all. Ja mida see arutelu tähendab? See arutelu tähendab seda, et kui võetakse miski asi arutellu, siis esiteks just nimelt selline ühiskondlik vaade avardatakse selles küsimuses, ehk siis see Overtoni aken nihkub jälle edasi. Sest enne tavaliselt on olnud need küsimused, mis ei allu üldse arutelule. Need on selgeks mõeldud, need on selged positsioonid, nii nagu kiriku õpetus sellest, kes on naine, kes on mees, millised on nende rollid abielus, milline on homoseksualismi ja homoseksualistliku praktika moraalne pale, mida selle kohta öelda, see on patt. Seda ei saa, loomulikult tuleb kõiki patuseid aidata ja neid paranduse poole viia. Kirik peab seda tegema täpselt samamoodi, aga need on olnud põhimõtteliselt 2000 aastat täiesti selged kategooriad kiriklikus praktikas, kiriklikus õpetuses ja oleme täpsed, mina ei mäleta küll, et nendes küsimustes oleks kunagi olnud sellist üldse teravat arutelu kiriku ajaloos. Seksuaalsuse ja soolisuse küsimused on olnud sellised, mis on niivõrd selged, et nende teemadega ei ole peetud mingisuguseid suuri selliseid kirikukogusid või muid debatte. Sest need on olnud vundamendiks kristlikule inimkäsitlusele, kristlikule antropoloogiale. Ja kui tänapäeval tuleb keegi välja sellega, et meil on vaja arutleda neid küsimusi, siis see on nüüd klassikaline revolutsiooni tööriist, panna see arutelu lauale, avardada Overtoni jaket ja selle arutelu eesmärgiks on põhimõtteliselt olemas olevad õpetuslikud konstandid, õpetused muuta, relativiseerida
või ähmastada. See on esimene faas. Mitte võib-olla veel täiesti ümber pöörata ja täiesti nagu 1-0 või sellist nagu 180 kraadi uut doktriini välja tuua. Aga ei, ähmastada, tegeleda sellega, et inimesed, need vaesed patused tegelikult, kes kirikus on, kes maadlevad oma enda probleemidega, kes vajaksid kirikult selgelt sõna, selgelt osutust, mis on patt, mis ei ole, kuidas parandada ennast. Need inimesed jääksid justkui hallile väljale, nad ei tea, kuidas enam orienteeruda ja kui tulevad veel liberaalsed kirikutegelased, ütlevad, et tegelikult on kõik suurepärane, mida te teete, siis see ongi selle pastoraalne nii-öelda kogu selle supi pastoraalne õpetuslik tulem, selle arutelu õpetuslik tulem, et inimesed ei tea enam, mis on tõde. Nad ütlevad isegi, et see on uhkuse asi. Täpselt, nii. Et see on just nagu veel juba samm juba edasi sellest, aga ma arvan, et praegu jõutakse välja sinna, et nii-öelda kui kasutada ühe paavsti väljaütlemist, Paulus 6. väljaütlemist, siis saatana suitsu lasta igale poole, niimoodi, et inimesed ei saaks enam aru ega näeks ega orienteeruks enam selles segaduses. Ja eks siis see on see revolutsiooni arutelu eesmärk. Ähmastada, hävitada tõde ja avardada Overtoni akent. Kõik. Kui vaadata seda dokumenti, millele sa siin viitasid, siis tõepoolest ma olen ise ka seda kommenteerinud, et see on niivõrd selgelt läbinähtav sellest olukorrast, et see on teine taktika revolutsioonilise protsessil, et panna need nii-öelda olulised arutelu küsimused justkui mingite teiste laiemate arutelu küsimuste konteksti, mida siis need teemad siin etendavad. Luterlik identiteet ja õigeks mõistmine, piibli autoriteet ja tõlgendamine, elu alguse pühadus, tõsi, on väga oluline teema. Ma tahaks teada, et huvitav, milliste tulemusteni sealt nüüd siis välja tullakse, aga siis nii-öelda summa summarum, nüüd siis see Hamleti monoloog niimoodi, mis astub lavale, see on soolisus ja seksuaalsus. See on nüüd see küsimus, see on see fokaalpunkt, kuhu kogu see arutelu tuleb välja. Ja selleks, et et mitte tekitada seda olukorda, et inimesed ütlevad, et meie Luteri kirik arutleb ainult soolisuse ja seksuaalsuse teemal, nii nagu siin geikristlaste kogu aastal 2017 soovis, siis ongi pandud nagu väga palju erinevaid huvitavaid teoloogilisi aspekte sinna juurde, arutelu teemasid ei meie arutelu ainult selle teemal, arutelu väga laialt ja see on üks selline revolutsiooni taktika, täpselt samamoodi, panna see üks fokaal küsimus, segada ta ära teiste küsimuste juurde, et just kui see supp oleks lahjem, just kui inimesed võiksid vaadata, et tegelikult see küsimus ei ole üldse nii oluline. On küll, see on peamine küsimus, see on fokaalpunkt. Ja kui vaadata seda dokumenti, siis siin on nagu ühest, kui räägime pingeväljadest, nagu see dokument meile räägib, eks ju, siis üks peamine pingeväli, mille see dokument põhimõtteliselt sedastab, on ühiskonna ja kiriku õpetuse vaheline pingeväli. Kuidas, ja see pingeväli, ütleme nii, on kokkuvõetav ilmselt sellega, et mitte kuidas kirik oma autentset õpetust paremini saaks kuulutada ilmalikustunud ja kristluse ära hülanud postsovjetlikule Eesti ühiskonnale, vaid kuidas nüüd revolutsiooni uusi saavutusi kohandada kiriku eluga. Loen selle ühe peatüki siit ette või ühe lõigu. Eesti ühiskond on küllaltki polariseerunud nii seksuaalsuse kui ka soorollide ja soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustes. Eesti kirikute nõukogu eestvedamisel tehtud elust, usust ja usuelust küsitlused näitavad, et arusaamad perekonnast, soorollidest, naiste ja meeste vastutusest ning vähemuste õigustest erinevad märkimisväärselt. Kirik asetab siin traditsiooniliste piibelike arusaamade ning kaasaegsete ühiskondlike ja teaduslike käsitluste pingeväljas. Ja see pingeväli tuleks nüüd siis just kui selliste arutelude raames, ma ei tea siis, kui ma kasutan sellist eufemismi, selgeks arutleda, aga tegelikult eesmärk on ära lahjendada, et seda pinge välja enam ei oleks. Nii nagu me näeme Soomes,
Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, luterlikes kirikutes, seal seda pinge välja kiriku traditsioonilise õpetuse ja revolutsioonilise ideoloogia vahel enam ei ole, sest kirik on nende arutelude tulemusel omandanud selle revolutsioonilise ideoloogia kõik baaspunktid ja võtnud omaks selle uue ideoloogia. Seal seda pingevälja ei eksisteeri. Ehk siis teatavas mõttes selle arutelu eesmärk ongi selle pingevälja lahjendamine ja selle revolutsioonilise, seksuaalrevolutsioonilise ideoloogia sisse smuugeldamine kiriku enda pastoraalsetesse, alustame sellest, aga ilmselt siis ka lõpptasandil õpetuslikesse seisukohtadesse. Ja see tuleb siit sellest dokumendist, mida sa väga õigesti nimetad põhimõtteliselt marksistlikuks või neomarksistlikuks, või ütleme puhtalt nii-öelda seksuaalrevolutsiooniliseks oma baaselementidelt, tuleb sellest suurepäraselt välja. Nojah, tundub, et eesmärk ongi see pinge ilmaliku ühiskonna ja kiriku vahel ära kaotada. Et kirik ja ühiskond käiksid ühte jalga ja saaksid asjadest ühtemoodi aru, moraali küsimustes kaasa arvatud. Selles mõttes on nüüd erinevus sellega, mis oli nõukogude ajal, kus kirik oli ka ilma jäänud kõikidest oma varasematest eesõigustest ja ühiskondlikest positsioonidest, oli surutud nurka ühiskonna perifeeriasse, isegi ametlik nõukogude ideoloogia rääkis meile religiooni välja suretamisest või religiooni hääbumisest ateistliku kasvatustöö tulemusena. Nõukogude võim ei nõudnud kunagi kirikult, et kirik kohandaks oma moraaliõpetust nõukogude võimu järgi. Tegelikult oli isegi vastupidi. Nõukogude võim teatud moraali küsimustes, nagu abielu küsimuses, võttis üle kiriku positsioonid või võttis neid kui antust. Ilmselt mitte teadlikult, et me nüüd tahame nagu kiriku positsioon üle võtta, aga ta pidas neid endast mõistetavaks. Nii et selle koha pealt oli ikkagi nõukogude võim hoopis teistsuguse hoiakuga kui see, mis on meil praegu, see liberaaldemokraatlik ühiskonnakorraldus. Aga ma tahtsin natukene kommenteerida seda arutelude protsessi just nimelt tehnilise külje pealt. Oletame, et kirikul on tõepoolest vajadus arutleda teoloogiliste küsimuste üle. Et mingid asjad on piibli mõistmises ebaselged, mingisugused dogmaatilised küsimused on ebaselged ja me räägime siis võib-olla ühe maa, ühe riigi kiriku sisesest arutelust, vanadel kirikukogudel, oikumeenelistel kirikukogudel tulid piiskopid üle suure Rooma impeeriumi ja ka väljaspool impeeriumit kokku ja arutasid seal küsimusi. Vaieldi loomulikult ja oli seal igasuguseid, oli ka röövlisinodi nime kandvaid kirikukogusid, kus mungad peksid nuiadega vastaspoole laiali ja nii edasi. Oli ka selline juhtum, kus jõuluvana prototüüp Püha Nikolaus pani arhihereetik Aariusele vastu vahtimissõna kõige otsesemas mõttes, vait hereetik. Vist isegi arutati tema kaasust, et kas see päris ilus oli, et kas oleks pidanud lahtise käega lööma või rusikaga. Aga see selleks, et ma tulen selle juurde tagasi, et kui meie kirikul ELK-l siis on tõesti vajadus mingisugust teoloogilist küsimust enda jaoks nagu läbi arutada, et mida me nüüd siis nende arengute valguses siin ühiskonnas ütleme, et meil on nüüd aastal 2023 kehtestatud homoabielu jutumärkides, ehk siis on abielu muudetud sooneutraalseks institutsiooniks, see on nüüd riiklik poliitika, see suruti läbi, me ütlesime, et me ei toeta seda, aga suruti läbi, et kuidas me nüüd reageerime sellele, et kas me siis nüüd kutsume kõik rahva kokku ja paneme nad suure muruplatsi peale istuma piltlikult öeldes ja hakkame siis selle suure rahva hulgaga koos arutama, et mis te nüüd arvate, õed-vennad, öelge midagi, mis keegi arvab sellest olukorrast. Me ei hakka ju niimoodi ühtegi küsimust arutama. Sellised arutelud tegelikult ei ole mõttekad. Siin on öeldud, et
seda protsessi tuleks siis kiriku erinevatel tasanditel edendada, et seda võiks siis koguduse gruppides arutada, neid küsimusi, mis siin tahvlil on või ekraanil on, et praostkonna sinoditel näiteks, aga põhilised arutelud toimuvad piiskopkondade sinoditel. Eelmisel aastal siis oktoobrikuus või ka novembrikuus, kuidas nad siis parasjagu aset leiavad. Seal on koos siis Saarte-Lääne piiskopkond või Saare-Lääne piiskopkond, Tartu Lõuna-Eesti piiskopkond ja Põhja-Eesti ja Tallinn on koos 3 eraldi siis arutelu ja seal on kohal siis, ma ei tea, üle 100 inimese ruumis. Ja selge on see, et 100 inimesega mingit reaalset arutelu ju teha ei ole võimalik. Sisulist arutelu, kus me tõesti nüüd arutame neid tähtsaid küsimusi, mida me varem nagu ei ole osanudki arutada, et selgub, et nüüd peale piibli ja peale usutunnistuskirjade ja muude dokumentidega katekismust on nüüd veel mingisuguseid dokumente, mida me peaksime uurima ja sealt mingi tõde otsima. Ei, sellise hulga inimestega seda arutelu ei pea. Kui seal istub ees mingi väike paneel, 4 inimest, eks arutavad seal, 100 inimest vaatavad pealt või 150 inimest, mõne küsimuse saad esitada, aega on võib-olla tund või poolteist. Mina ütlen selle kohta, et tegemist on arutelu matkimisega. Tegemist on lavastusega. Ma ei saa võtta tõsiselt sellist arutelu. Ma vaatasin eelmise aasta arutelu luterlikust identiteedist ülekandes või tagantjärgi videos ja esiteks midagi väga sisulist ja väga sügavat see ei olnud, olid mingid sissejuhatavad ettekanded ja siis inimesed vahetasid nii-öelda paneelis oma mõtteid sellel teemal, nii, aga miks peaks nüüd kuulutama kirikus välja sellise arutelude ja teemade protsessi, mis kestab mitu aastat ja mida sealt siis loodetakse? Mis on see, kuhu see peab välja viima? Need arutelud ju sisuliselt mingit uut vaatenurka sisse ei too või mis aitaks nagu inimestel, osalejatel siis nagu aru saada. Minu meelest on see mõeldud välja ainult selleks, et legitimeerida näilise aruteluprotsessi abil seda, mida tahetakse muuta. Legitimeerida selles mõttes, et saab öelda, näete, meil oli arutelu. Tähtis on see, kes kirjutab pärast kokkuvõtte selle arutelust. Ja see kirjutatakse kuskil töörühmas või komisjonis valmis. See ei tule laia avalikkuse eest või seast. Nii et see on selle asja mõte, korraldada suur nii-öelda näidisprotsess, arutelude protsess, et hiljem kirjutada kokku mingisugused sellised kokkuvõtted vajalike rõhuasetustega ja siis juba tulla järgmisesse otsustuskogusse ja ütelda, et meil oli selline arutelude kokkuvõtte tulemusena on nüüd, eks ole, sellised tõed selgunud, sellised seisukohad kirikus selgunud, me peame nüüd siin hakkama juba vaatama, et kas äkki oma õpetust oleks vaja korrigeerida. Ja ma tuleks nüüd ühe väga olulise aspekti juurde kogu selles protsessis, vähemasti mida mina pean oluliseks. Peapiiskop Urmas Viilma ütles oma kõnes siis, või on vähemasti kirjutanud oma ettekandes, mis oli mõeldud eelmisel nädalal toimunud kirikukogule. Ja ma tsiteerin. Olen mõistnud, et selle arutelu puhul kardetakse, et see algab kuulamisest ja lõpeb õpetuse muutmisega. On väljendatud arvamust, et kui kirik hakkab arutama keerulisi küsimusi, on ta juba loobunud tõest. Tean, et need hirmud on päriselt olemas, kuid ühtegi tõestust nende hirmude paikapidavuse kohta ei ole kellelgi esitada. Ühtegi tõestust ei ole olemas, et see protsess võiks viia nüüd välja mingite selliste tulemusteni, kus äkki homoseksuaalsed suhted leiavad kirikliku heakskiidu, kui me räägime sellest ühest konkreetsest teemast. Olgu peale, kui ma siia stuudiosse tulin Saaremaalt, võtsin kaasa tõendi. See on raamat, tekstide kogumik, armastus, kooselu ja abielu. Väljaandjaks on Rootsi kirik, tegemist on siis avaliku kuulamise raportiga 6.–9. septembrini 2004.
Rootsi kiriku teoloogiline komisjon on selle välja andnud. Ja see on just nimelt ühe sellise kuulamise või siis teoloogilise arutelu kokkuvõte, mis on tõlgitud ka inglise keelde selleks, et rahvusvaheliselt see kaugemale kõlaks. Ja küsime nüüd, et kui aastal 2004 anti selline kuulamiste ülevaade välja, eraldi raamatuna, üle 300 lehe on siin, kuhu siis Rootsi kirik on tänaseks välja jõudnud? 2004 oli arutelu, institutsionaliseeritud arutelu ja ma võin tutvustada, mis siin siis raamatus ka on lühidalt. Siin on välja toodud ajalooline perspektiiv, ühiskondlik või sotsiaalne perspektiiv, õiguslik perspektiiv, teoloogiline perspektiiv, oikumeeniline perspektiiv ja siis Rootsi kiriku enda perspektiiv või vaade gay and lesbian voices, ehk siis geide ja lesbide hääled on siin toodud kohe esile, et nende vaatenurk, mis siis nagu on kiriku enda vaatenurk, tuleb välja. Ja me oleme jõudnud olukorda, kus siis Rootsi kirik mõned aastad hiljem kiitis kõigepealt heaks homopaaride õnnistamise, kirikliku õnnistamise ja läks veel paar aastat mööda ja siis see võis olla 2011, aga ma võin eksida praegu aasta arvuga, kiideti heaks juba sooneutraalne abielu laulatamine siis täpsemalt. Ja eelmise aasta novembris, 2025 novembris, Rootsi luterliku kiriku kogu võttis siis vastu sellise muudatuse kiriku seadusandluses, et kõik uued ordineeritavad vaimulikud, kes nüüd tulevad Rootsi kiriku teenistusse, on kohustatud aktsepteerima homoabielusid ja neid laulatama. Varem, kui need varasemad otsused läbi suruta, siis anti inimestele varem ordineeritud vaimulikele võimalus keelduda sellest või kõrvale jääda, aga kohustus oli, et siis kogudus peab tagama, et talitus toimuks, aga vaimulik võis keelduda. Nüüd enam seda ka ei ole, vähemasti uute vaimulike puhul. Ja nüüd ma küsin, et kui te ei usu seda raamatut, mida te siis usute? See on elav tõend sellest, et arutelud viivad paratamatult välja selleni, kuhu nad suunatud ongi. Et kui me teeme kirikuna selle vea, et me hakkame arutama, me laseme nii-öelda selle ühiskondliku revolutsioonilise debati omale sisse, me paneme selle lauale, piltlikult öeldes, võtame need ühiskondlikud aktivistid vastu, paneme nad kirikus ilusasti laua taha istuma ja hakkame siis nendega kui võrdväärselt arutama. Kusjuures mõlemad positsioonid, kiriku enda traditsiooniline õpetus ja siis uus revolutsiooniline õpetus peavad olema võrdväärsed. Neid ei tohi erinevalt kohelda. Et kui me seda ise teeme endale, siis me oleme juba valinud selle tee, kust me enam ära pöörata ei saa. Ja sellepärast minu positsioon, minu selge äratundmine praegusel hetkel on see, et selle aruteluga, üldse selliste aruteludega ei tohi algustki teha, ei tohi edasi minna sellest punktist. Jah, loomulikult, kui meil on vaja kirikuna arutada mingite teoloogiliste küsimuste üle, siis selleks ongi olemas erinevad inimesed, erinevad asjatundjad, teoloogid, on kiriku hierarhia olemas, on vaimulike konverents olemas ja nii edasi ja arutame siis seal neid asju omavahel. Aga kui me teeme sellise institutsionaliseeritud arutelu, üldkirikliku arutelu, mis on tegelikult siis mõeldud rohkem kulissideks või siis arutelu markeerimiseks, aga mitte sisuliseks aruteluks, et siis me tegelikult olemegi juba läinud sellele teele ja võime oodata ka järgmisi samme, kui aeg tuleb. Jah, kui seda meenutust lugeda, mida sa meie kirikus oled välja pannud, siis Meelis Süld 2017. aastal kirjutab, et seksuaalvähemusi puudutavaid küsimusi on juba aastakümneid Eesti kirikus eiratud, mis on ka üheks põhjuseks, miks arutelud plahvatuslikult meediasse jõuavad. Selle asemel, et rahumeelselt ja argumenteeritult siseringis debateerida. No see on enam-vähem sama keelekasutus, mida me leiame nüüd täna, siis peaaegu et 9 aastat hiljem siit tees, et Eesti kirik, Eesti ELK on siis millegipärast nagu maha vaikinud ja eiranud neid küsimusi. Aga üheks filosoofiliseks nagu baaspunktiks peab olema see, et tõde ja vale ei saa arutleda omavahel. Valele ei kuulu tõe lauas mingisugust sõnaõigust.
ja kui kirik on selgelt ära tundnud, milline on õige õpetus selles küsimuses, siis on täiesti selge, et sellist arutelu, nagu siin geikristlaste kogu Meelis Süld soovib kirikus tehtavat, ei saa kirik lubada. Et ei ole lihtsalt võimalik lubada, sellepärast et doktriin on selge, see on kõikidele avalik, see on kohustuslik ja mingisugust nagu arutelu küsimustes, kus vale tuleb lauda ja hakkab endale õigusi nõudma, ei ole võimalik teha. Et see on nagu elementaarne filosoofiline või isegi võiks öelda antropoloogiline nagu baaseeldus igasugusele aruteludele. Arutelu saab pidada õigete positsioonide vahel või siis põhimõtteliselt positsioonide vahel, kus teine on tahtmata läinud mingisuguse nagu vea ohvriks langenud, talle selgitada asju, et kuidas on paremini teha nii edasi, aga meil siin tegelikult ju istub teisel pool ikkagi selge ideoloogiline plaan ja see ei ole lihtsalt niisama mingisugune eksinud usuvendade ühendus, vaid see on ideoloogiline plaan võtta vastu kirikusse kogu homoideoloogiline tervik ja sooideoloogiline samuti. See on suunamudimine. See on suunamudimine. Nii, ja see on nagu üks aspekt selle asja juures. Tasub loomulikult meenutada ka seda, et aprillil 2021 tuli välja Salga juht Tarmo Jüristo, kes on pikalt suuna mudinud selles küsimuses, et kooseluseadus esiteks vastu võetaks, et homoabielu ära tehtaks ja nii edasi. Et tema on rääkinud ka sellest, et ELK-s tõuseb samasooliste kooselu debati teemaks. See oli siis tõepoolest vist vahetult või koroona ajal, eks ju. Ja. Aga see ei loomulikult debati teemaks toona polnud mõtet selliseid debatte teha, kuna ühiskonnal oli tohutult kiire koroonadiktatuuri jõustamisega ja soolisuse teemad jäid hetkeks niimoodi unarusse. Aga süst on vaja ära teha. Süst on vaja kiiruga ära teha, et mis siin ikka nagu soolisust nüüd arutada. Aga tõepoolest Salga juht Tarmo Jüristo ütles siis ERR-ile, et tema arusaamist mööda on samasooliste kooselu küsimus Eesti evangeelses luterlikus kirikus veel tänavu debati teemaks tõusmas. Selles osas ta ilmselt pani natukene mööda, et natuke läks aega selleks, aga läks aega, mis ta läks täna, on ta nüüd siis debati teemaks tõusnud. Ja loomulikult on Tarmo Jüristol ühe oma, on see siis nüüd Salga nõukogu liikme ELK kunagise ristikoguduse õpetaja Annika Laatsi kaudu, praegu ka vist siis nagu sa ütled, on ka praegu see sama õpetaja ristikoguduses tähendab siis, et tema kaudu otse juurdepääs ELK struktuuridesse ja Viilmaa juurde. Nii et ka sealt suunalt oleme näinud seda mudimist, kuidas ELK, ehk siis selline kristlik, tegelikult on suurim Eesti kristlik denominatsioon ortodoksid, aga eelkõige siis Mossa patriarhaadi ortodoksid, aga ikkagi ajalooliselt kõige kandvam kristlik denominatsioon siin viimase 500 aasta jooksul, ELK, luterlik kirik, on vaja ära mudida selles küsimuses ja viia ta sellele samale rajale, millelt leiavad ennast tänapäeval nii Soome kui ka kogu Põhjala luterlikud kirikud koos Saksamaaga. Aga ma mainiksin või kommenteeriksin siin seda sama mõtet, mille Viilmaa välja ütleb siin ja põhimõtteliselt, mida sina juba ette lugesid, aga see on minu arvates äärmiselt kõnekas. Kui kirik vaikib ja räägi keerulistest küsimustest, räägitakse neist ikkagi väljaspool kiriku vaimulikku õpetuslikku osadust. Kui kirik ise ei õpeta, õpetab keegi teine. Kui kirik ise ei kuula, kuulatakse kusagil mujal. Kui kirik ise oma õpetust ei sõnasta, teeb seda keegi teine. Ja see oli nagu üks üllatav aspekt kogu selle asja juures, et ma ei saa aru sellisest lähenemisest, et kui kirik ei õpeta, kui kirik ei kuula, kui kirik ei tunnista tõest, et kirik tegelikult ju on kutsutud tunnistama tõest. Sinul näiteks vaimulikuna on ju iga pühapäev või ka iga jumalateenistus võimalus minna kantslisse ja ütelda välja sealt rahulikult kiriku õpetus nendes küsimustes,
puudutagu see soolisus, seksuaalsust või mingisugust muud küsimust. Loomulikult, ega kirik ei räägi ainult soolisusest ja seksuaalsusest loomulikult, et kui mitu sinu viimast jutlust on olnud soolisuse ja seksuaalsuse teemal, ilmselt mitte väga palju. Kõik jutlused viimase 30 aasta jooksul. No tegelikult ma ei mäleta, kas ma üldse olen seda pidanud vajalikuks, sest kui sa vaatad koguduse liikmeid, siis tegelikult nemad teavad ju seda tõde sama hästi kui mina. No täpselt. Ja mul ei ole vaja seda asja neile üle rääkida, eks ole. Me vajadusel, kui on küsimusi, siis muidugi arutatakse, aga siis need küsimused tekivad ikkagi selle põhjal, mida inimesed meediast kuulevad ja loevad. No täpselt. Ja tulevad siis kirikuõpetaja käest küsima, et et kuidas nüüd, mismoodi siis nüüd? Täpselt, aga see, et see kuvand juba, mis kirikust on loodud, et kirik justkui ELK siis justkui, ma ei tea, iga pühapäeval oma jutlustest räägiks ainult soolisuse ja seksuaalsuse teemal ja hurjutaks homosid mööda Eesti Vabariiki taga, et see nüüd kohe kindlasti ei vasta mingisuguselegi tõele. Aga kogu see problemaatika siin, mille siis ELK juht Viilma siia ette paneb, et ELK-l peaks justkui olema kohustus see sama arutelu, mida peetakse, ma ei tea, kuskil Delfi veergudel või Luige meedia arvamusfestivalidel ja igal pool mujal Eesti nii-öelda sellises revolutsiooni poolt üle võetud ühiskonnas, et see peaks kanduma kirikusse üle, sest muidu seda peetakse kuskil mujal, on minu jaoks täiesti arusaamatu. Sügavalt arusaamatu loogika. Sellepärast, et seal mujal maailmas tehakse ka igasuguseid muid jälkusi ja rüvedusi ja kas me sama loogika alusel peaksime ka need tooma kirikus arutelu objektiks näiteks või siis vähe sellest veel ka praktika objektiks, et kui seal kuskil mujal tehakse seda, ei, kirikul on oma õpetus, kirikul on oma nägemus selles küsimuses ja kiriku ainus arutelu, ma toonitan, peaks seisnema selles, kuidas seda õpetust võimalikult tõhusalt viia inimesteni ja ühiskonnani, kes paraku on eksinud sellelt teelt. Aga see teine tasand, mis siin ELK juhi Viilma jutus välja tuleb, see üllatas mind teatas mõttes nagu veel rohkem, et mind pani mõtlema see Efeslaste, Püha Pauluse Efeslaste kirja selline tsiteerimine. Kui sa lubad, ma loen selle korra ette selle lõigu siit. Kiriku õpetust kaitseb ka see, kui me neis aruteludes ei otsi võitjaid ja kaotajaid, vaid otsime armastusega kinnitust tõele Kristuses. Kõik see ongi kogu selle arutelu õnnestumise garandiks. Apostel Paulus kirjutab Efeslastele, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus, nii ütleb Paulus siis. Ja ma pean olema, mind pani täitsa üllatama sellise tsitaadi kasutamine sellises kontekstis, sest me kõik suudame mõelda, et kes natukenegi on ajalugu ja teoloogiat nuusutanud, et kuhu see tsitaat paikneb loomulikult. See paikneb, selle kontekst on kreeklastele kirjutatud kiri, efeslastele kirjutatud kiri, kes on põhimõtteliselt olnud ilmselt ka paganliku filosoofia taustaga, linnade agoraal, on nende kõrvad sügelenud kord ühe õpetuse, kord teise õpetuse järgi, kreeklased sellised huvitatud kõigest intellektuaalsest ja õpetuslikust ja nii nagu nad on, ütleb Paulus neile, et nüüd on aeg sellise õpetuslikul tasandil panna kõik ühele vundamendile. Ja see on Kristus ja mitte käia enam agoraarringi ja kuulata kord ühte filosoofi, teist filosoofi, kolmandat filosoofi, epikuurlast, stoikut ja veel mõnda muud küünikut, näiteks Platoni õpetus sinna sekka, uus platoniste sinna sekka, et vaid oluline on see, et panna kõik ühele vundamendile Kristusele. See on õpetus, mis ei muutu, see on õpetus, mis on igavene. Ja miks panna see tsitaat siia? Sellepärast, et see ju põhimõtteliselt räägib just nimelt sellele vastu, sellepärast, et siin ju praegu selles arutelus üritatakse see õpetus, mis taas uute paganlike filosoofide poolt siia ühiskonda on paisatud, tuua justkui kiriku sisse
ja viia kirik sellelt ainu vundamendilt, mis on Kristus, minema. Et seesama nii-öelda agoraadel toimuv diskussioonikultuur, kus kord üks, kord teine, tõde ja sofismi kaudu veel, võivad ütelda sofistile, et tõde polegi olemas, tuua nüüd siis kirikusse ja Kristus troonilt, selle ainu õige õpetuse troonilt justkui nagu ära tõugata või ära kõrvaldada ja hakata kuulama neid agoraal öeldud väiteid. Ja minust on see, kui see tsitaat siin midagi üldse tõstatab, siis just nimelt see räägib justkui sellele Viilma arutelu positsioonile vastu, ütleb, et oluline on just nimelt kirikus tunnistada ühte kristliku õpetuse tõde. Ja muidugi armastuse mõiste pidev mängu toomine, vaid otsime armastusega kinnitust tõele Kristuses. Just kui kirik ei oleks seda teinud läbi kõigi nende sajandite, just kui sellised väga selged dogmaatilised õpetuslikud seisukohad ei oleks lähtunud armastusest, Jumala armastusest ja kiriku armastusest oma liikmete ja kogu inimkonna vastu. Et tegelikult on see selline modernistlik retoorika, mis ühelt poolt relativeerib tõe. Ehk siis eesmärk on öelda, et kiriku traditsioonilised õpetuslikud positsioonid, see, kuidas kirik on pühakirja lugenud läbi sajandite, kuidas ta on õpetanud seda pühakirja tõde, Jumala ilmutust oma liikmetele, et see on jäänud minevikku või peab jääma minevikku, kuna tänapäeva ühiskond, see on see, mida me alguses vaatasime ja rääkisime, et kuna tänapäeva ühiskond on jõudnud teistsugustele järeldustele, tänapäeva ühiskonnas on teistsugused lähenemisnurgad ja nüüd kirik peaks ka loobuma sellisest nii-öelda kindlast tõest ja hoopiski aktsepteerima armastusega need erinevad lähtekohad, mida siis ühiskond ette paneb, arutama nende üle. Nii et see on puht selline modernistlik teoloogiline lähenemine, mis tegelikult seab kiriku õpetuse kahtluse alla, mis on minu meelest küll see mao hääl, mis kõlab juba esimese Moosese raamatu alguses. Kas Jumal on tõesti öelnud? Jumal ütles, et ärge sellest puust sööge. Oot, kas ta ikka ütles nii? Kas ta ikka mõtles nii? Ja kas on selge, et just ta mõtles seda puud? Arutame selle üle, peame ühe teoloogilise arutelu maha. Et tegelikult on täpselt selle sama asja kordus. Ja nüüd võib-olla küsimus on selles, et mida me nüüd, me oleme rääkinud sellel teemal, me oleme seda protsessi kirjeldanud, mul oleks oma enda kogemustest veel palju rääkida, aga küsimus on ka meie vaatajatel, eriti kui nad on kiriku liikmed, mida me siis saame teha? Kuidas oleks praeguses olukorras õige käituda? Kas tõepoolest laseme siis need väärseisukohad kiriku arvamusplatsile, et me üldse teemegi kirikust ühe arvamusplatsi? Laseme need erinevad seisukohad sisse, kuulame nad ära, võtame omaks selle sama raamdokumendi positsiooni, mida ma kogu aeg olen kritiseerinud, et ei tohi hukka mõista, ei tohi ketseriks kuulutada või hereesiaks kuulutada, enne kui arutelu on ära arutletud ja läbi vaieldud see teema. Või tunneme ära, et siin on midagi valesti. Et see ei ole nagu õige lähenemine. Ma tõin sotsiaalmeedias sellise näite, et kui teie juurde tuleb või kui kirikusse tuleb hunt lambanahas, mida me siis teeme? Esimene variant on see, et laseme tal rahulikult karjas toimetada. Teine variant on see, et me astume selle hundiga dialoogi ja anname omalt poolt tunnistust tõest. Hunt on ikka lambanahas, keset karja ja toimetab seal oma toimetusi. Ja kolmas variant on, et me ajame selle hundi otsustavalt minema. Me ei lase üldse tal toimetama hakatagi meie keskel.
minu lihtne loogika ütleb, et ainus variant, mida me kirikus lubada saame ja sallida saame, on just nimelt see kolmas, viimane variant. Me ei lase hunti oma karja, tulgu ta lambanahas või värgutulgu lambanahas, vahet ei ole, hunt on hunt, ehk siis valeõpetus on valeõpetus. See, mis kirikut kahjustab, see kahjustab kirikut objektiivselt, seda ei saa sisse lubada, sellega ei saa dialoogi astuda, sellel ei ole ka mõtet sel viisil tõest tunnistada. Loomulikult kirik tunnistab tõest, igal ajastul tunnistab, ühiskonnale, paganlikule ühiskonnale tunnistab, vajadusel saadab missionärid välja kaugete suguharude juurde, neid missionäre on küll ka ära tapetud ja ära söödud, nad on läinud Kristust kuulutama ja tunnistama, aga me ei hakka seda tegema oma kogudustes, oma kirikutes, oma koguduse majades ja kirikuruumides, me ei hakka vaidlema valega, sest siis me oleme juba tegelikult alla andnud. Me oleme siis tunnistanud, et meil ei ole päriselt õigus nendes küsimustes, et siin on midagi ikkagi vaja arutada veel. Äkki mingi uus vaatenurk tuleb, äkki mingi uus arusaam koidab nendest aruteludest. Ja see ongi ju arutelude mõte, et tuleks mingi uus vaatenurk välja, mida me siis saame ütelda, mille kohta, et aga tegelikult me peaksime nüüd edaspidi asju hoopis nii mõistma. Mis tähendab, et siis Overtoni aken on suihuvalt lükatud edasi. Ei, me ei hakka seda tegema. Ja mis on selle juures minu meelest eriti kurvastav just Eesti Evangeelse Luterliku kiriku vaimulikuna ja kiriku liikmena vaadates, et paljud meie liikmed või üsna mitmed meie liikmed on juba hakanud ELK-st ära minema või ongi juba läinud. Mul on endal mitmeid tuttavaid, kes on liitunud katoliku kirikuga. Sina saad olla rõõmus. Katoliku piiskop on rõõmus, loomulikult. Ja eks me oleme ka selles mõttes ju rõõmsad, et kui inimesed leiavad oma tee ja lähevad edasi, et siis soovime neile õnnistust ja Jumala juhtimist sellel teekonnal. Paljud on läinud ortodoksi kirikusse, Eesti Apostliku Õigeusu kirikusse. On ortodoksi, kes kutsuvad lausa luterlasi, ütlevad, et vaadake, mis teil toimub, tulge üle, tulge ära, vennad, ärge olge seal. Kui kiriku juhtkond algatab sellise protsessi, millel on sellised tulemused, et usu inimesed lahkuvad ELK-st, siis on see vastutustundetu käitumine. Ja ma ütlen seda Eesti Evangeelse Luterliku kiriku vaimulikuna, see on vastutustundetu käitumine, see on lubamatu käitumine. Ma olen andnud ametivande armastada oma kirikut ja teenida selle kiriku hüvanguks ja järgida selle kiriku õpetuslikku alust. Ja ma ütlen, et selline protsess, mis lammutab kirikut ja lõhestab kirikut sisemiselt, on vastutustundetu ja lubamatu. Kui on soov arutada asjade üle, siis saab seda tõesti korraldada nii, et me ei peaks lõhenema, me ei peaks tülli minema, me ei peaks tõe aluselt ära minema, see on kõige tähtsam. Selge see, et ega kristlaskond on lõhenenud, eks ole, et see on see kogu kirev konfessioonide maailm ja me tegeleme selle probleemiga ju ka. Kirikud peavad oikumenelisi kõnelusi, üritavad aru saada erinevatest positsioonidest, mis on tekkinud aja jooksul. See on omaette teema ja selle juurde me täna ei jää pikemalt. Et loomulikult arutletakse teoloogiliste küsimuste üle, aga sellisel viisil me ei saa seda lubada. Ja minu üleskutse on täna siin selles saates kõigile Eesti Evangeelse Luterliku kiriku liikmetele. Kui te küsite, et kuidas teie saate kaasa aidata, et selline protsessi läheks kaugemale, siis esimene asi, mida me täna saame teha, on nõuda, et vähemasti seda arutelu ei toimuks. Me saame seda nõuda oma koguduse õpetajalt, kui me oleme koguduse lihtliikmed, saame seda nõuda oma praostilt, saame seda nõuda oma piiskopilt, on 4 piiskopkonda, Tallinna, Põhja-Eesti, Saarte Lääne piiskopkond ja Lõuna-Eesti piiskopkond. Minge oma piiskopi jutule, minge oma koguduse õpetaja jutule, minge oma praosti jutule ja öelge, et me ei soovi seda. Ja samamoodi on siin võimalik liituda erinevate algatustega. On siin juba käimas üks allkirjade korjamine petitsioon.com lehel. Mina sellega seotud ei ole, aga minule see ka saadeti, see link, ja ma allkirjastasin selle pöördumise, sest ma sisuliselt olin nõus nende asjadega, mis seal on kirjutatud. Kindlasti neid algatusi tuleb veel. Ma ei hakka praegu tänases saates kõike hetkel rääkima lahti täpsemalt, sest on natuke veel aega vaja, aga
sammud tulevad. Ma kinnitan, et sammud tulevad ja me astume oma kiriku kaitsele. Ja see sõltub tegelikult mitte enam vaimulikest, kes on seotud oma ametipidamisega, erinevate kirikuseadustega, vaid see raskuskese peaks minema koguduse liikmete tasandile. Sest koguduse liikmetel on siiski suuremad võimalused ütelda välja teatud asju, mida võib-olla kirikuõpetajad ei julge teha, sest on hierarhilised suhted, nad võib-olla kardavad midagi kaotada, mingisuguseid tagajärgi oma teenimisele, aga kui koguduse liikmed praegu ei tule kaasa, ei aktiveeru selles küsimuses ega nõua selle arutelu ära jätmist ja kindlasti mitte selle aruteluga edasi minemist sellesse suunda, kuhu see arutelu näib juhatavat meid. Et kui koguduse liikmete poolt seda ei tule, siis ütleme, et ELK lähebki seda teed edasi. Sõltumata sellest, mida üksikud vaimulikud või üksikud koguduse liikmed või töötegijad siin arvavad või tahavad või soovivad. Et siin peab praegu tulema ikkagi meie kiriku üldsus kaasa ja astuma oma kiriku eest välja. Ja ma kinnitan teile, et me informeerime teid järgnevatest võimalustest kaasa lüüa siin või seal protsessides, et üritame üheskoos jääda selle kiriku juurde, mille liikmeks me oleme tulnud ja mis meid on oma sõna ja sakramentidega toitnud ja selle õpetuse juurde, mida me oleme õppinud ja vastu võtnud, järme lase seda niisama kergelt käest ära anda ega mingite arutelude objektiks teha. Selline on minu selline üleskutse täna. Ja, kahtlemata on oluline, et kristlased aktiviseeruksid, sest need on küsimused, milles mingisugust diskussiooni tegelikult ju ei ole. Kõik te teate, kes on mees, kes on naine, kus on seksuaalsuse õige koht. Need on teemad, mida te olete kristlasena õppinud selgeks oma katekismuse tundides ja et Jumal lõi nad meheks ja naiseks ja siin ei ole mingisugust nagu sellist diskussiooniruumi, mida nüüd siis revolutsioonilised grupid kiriku arvamusplatsil üritavad läbi viia. Et kindlasti tasub teha seda, mida sa praegu ütlesid, ehk siis teiste sõnadega tulla tõepoolest oma piiskoppide juurde eelkõige ja nõuda neilt esiteks vastutust, aga teiseks, et selliseid arutelusi kirikus ei toimuks ja nõuda neilt eelkõige loomulikult traditsioonilise, kristliku, moraaliõpetuse, avalikku, selgelt ühemõttelist tunnistamist ühiskonnas. See on asi, mida võivad kristlased ja peavadki nõudma oma kristlikelt juhtidelt, ülemustelt. Ja tegelikult ma ei taha viia seda väga palju sellele tasandile, et siin oleks diskuteerida veel küllaga igasuguseid asju, aga vähe, võib-olla ühe väikse märkusena või võiks seda öelda, et nüüd me tegelikult saame aru ka sellest, et kuivõrd oluline on olnud siin nii-öelda Eesti riigi positsioon, eelkõige 2023. aastal homoabielu kehtestamisega, et see riiklik homoabielu kehtestamine on olnud see kuldvõtmeke, millega Põhjalas eelkõige evangeelsed luterlikud kirikud lahti muugitakse, sellepärast et luterlikud kirikud on riigikirikud paljuski olnud seal ja kui riik teeb sellise otsuse, siis need riigikirikud, mille juhiks on, ma ei tea, president näiteks või kuningas, peavad tulema kaasa selle ilmaliku revolutsioonilise riigiga. Ja Eestis see päris nii ei ole, Eestis riigikirikut ei ole, aga siiski see olukord, et meil on vastu võetud niinimetatud homoabielu, abielu väärastamine, abielu perverteerimine, on viinud sinna ka andnud lisatõuke selleks, et meil siin aastal 2026, 3 aastat hiljem, hakatakse pidama selliseid arutelusi ELK sees, sest ühiskond ju peab kuidagi saama ka kirikult mingisuguseid vastuseid, et huvitav küll, et meil on kirikud, mis õpetavad ühte, aga siis meil on kallis armas Eesti Vabariigikene, mis sätestab, et 2 meest ja 2 naist võivad omavahel abiellu, Eestis kehtivasse abiellu minna. Ja loomulikult see loobki selle nagu pinge seisundi tegelikult, mis siin üritatakse justkui ära lahendada, et kui tahate veel ühte argumenti
selle vastu, et kelleltki midagi ära ei võeta. Siis jah, siin te nüüd näete tegelikult, et kaudselt head kristlased, head ELK liikmed, tullakse ja võetakse teilt ära teie enda õpetus sellelt küsimuselt, mille olles see tagajärg sellele, mida 2023. aastal abielu perverteerimisega tehti. Et see on ka üks tasand. Rääkimata sellest, et kui me räägime siin Kristina Kallasest ja viisaastaku homoseksualistliku ideoloogia juurutamise viisaastaku plaanidest koolides ja igal pool mujal, siis milline oleks kiriku autoriteet tulla ja ütelda, et nendes kirikukoolides ei hakataks õpetama põhimõtteliselt seda sama revolutsioonilist sooideoloogiat ja homoideoloogiat nendele lastele, kui on juba selline arutelu läbi peetud ja seda kiriklikku seisukohta ähmastatud ja see muudetud relatiivseks. Nii et siin on nagu järele mõtlemist väga palju kristlastel ja ELK liikmetel üldisemalt. Aga tulles tagasi tõepoolest selle üleskutse juurde, siis tõepoolest, see on igati üleskutse, millele mina kirjutan ka samuti alla katoliiklasena, aga loomulikult Eesti kodanikuna, sest ma näen, et ELK positsioon selles küsimuses on Eesti arvamusplatsil ja avalikku arvamust vaadates ja hinnates ikkagi äärmiselt oluline ja ei ole juhuslik loomulikult, et sellised avaliku arvamuse mudijad nagu Jüristo üritavad ELK-d ära teha ja ära mehkeldada nendel tasanditel. Sestap inimesed tunnistage tõde, nii nagu ELK juht Viilma ütleb, andke tunnistus tõest ja pidage maha oma piiskopidega üks väike pisikene diskussioon, arutelu. Aga Veiko, suur tänu siia saatesse tulemast ja jõudu edaspidiseks. Loomulikult siin Objektiivis on eeter vaba, et kui sellest on vaja diskuteerida meil siin omavahel või ka miks mitte kellegi teisega, siis siia võib alati tulla ja hea meelega siin seda traditsionaalset positsiooni esitada. No võib-olla tulebki täitsa kohe tööle tulla siia, et muud töökohta enam ei olegi varsti, et eks me näe. No eks saab seda ka näha. Aitäh sulle siia tulemast ja aitäh teile kuulamast.